Ukraina alustas üht suurimatest rünnakukampaaniatest Venemaa naftataristu vastu alates sõja algusest. Ja mõju on juba näha seiskunud rafineerimistehastes, tabatud sadamates, leekides, terminalides ja rahalistes kaotustes. Kiiev esitleb seda kui otsest lööki Vladimir Putini sõjamasinale. Reedel 24. aprillil 2026 on kriisi keskpunkt lihtne. Ukraina droonid on hakanud sihtima Vene invasiooni majanduslikku südant. Nad ründavad naftat, mis aitab Moskval rahastada sõdureid, relvi, kütust ja logistikat rindel. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info, seni nähtud parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Juhtus järgnev. 18. aprilli varahommikul liikusid Ukraina droonid edasi erinevatesse Venemaa piirkondadesse, sihtides nafta, kütuse ja ekspordiga seotud sihtmärke. Samaras sai pihta olulised rafineerimistehased. Leningradis sattus sihtmärkide nimekirja Vysotski terminal, mis kuulub Lukoilile. Krasnodaris pöörati tähelepanu pumpamisstruktuuridele ja marsruudile, mis aitab Moskval energiatooted välja vedada. Reuters teatas, et Venemaa kohaliku võimu esindajad ja Ukraina allikad andsid teada rünnakutest rafineerimistehaste, okupeeritud Krimmi naftabaasi ja terminali vastu Mustal merel. Venemaa üritas vastata tavapärasel viisil. Nad väitsid, et on alla tulistanud sadu Ukraina droone. Moskva väitel tulistasid õhutõrjejõud 18. aprilli rünnakute ööl alla 258 drooni. Aga tulekahjud rääkisid teist lugu. Must suits, kahjustatud rajatised ja katkestused rafineerimistehastes näitasid, et osa droonidest jõudis kohale, tabas sihtmärke ja põhjustas kahju. Ukraina jaoks on see kõige olulisem punkt. Moskva võib küll väita, et nad tulistasid droonid alla, kuid nad ei saa varjata, kui nafta hakkab põlema. Sihtmärk ei valitud juhuslikult. Ukraina ründab seda, mis sõda kaevikute taga üleval hoiab. Vene nafta ei ole lihtsalt kaup. See on raha, kütus, poliitiline võim ja sõjaline võimekus. Kui rafineerimistehas peatub, väheneb naftasaaduste tootmine. Kui sadamaterminal saab pihta, viibivad saadetised. Kui laod põlevad, tuleb logistika ümber korraldada. Ja kui see kõik juhtub samaaegselt, seisab Putin silmitsi survega, mis ei avaldu ainult lahinguväljal, vaid ka Venemaa riigikassas. Rosnefti hallatav Novokuibushevski rafineerimistehas on saanud selle uue ajajärgu sümboliks. Reutersi andmetel peatati esmase nafta töötlemine selles üksuses pärast 18. aprilli Ukraina rünnakut. See tähendab, et kahju ei piirdunud ainult tulekahju pildiga. See avaldas ka tegeliku mõju tehase tööle. Ja kui sellise suurusega rafineerimistehas vähendab või peatab töötlemise, võib mõju levida kütusele, varustamisele, ekspordile ja sõjalogistikale. Ka Saisrani rafineerimistehas sattus järgmisena löögi alla. Reutersi uuringu kohaselt Ukraina rünnakute kohta Venemaa energiataristule peatas Sistrani tehas rafineerimise pärast seda, kui töötlemisseadmed said 18. aprillil kahjustada. Rafineerimistehase võimsus on umbes 170 000 barrelit päevas. 2024 aastal töötles tehas tööstusallikate andmetel, keda agentuur tsiteeris, 4,3 miljonit tonni toornaftat. Selline number näitab, miks Aivi nendele punktidele keskendub. Iga seisak mõjutab olulist osa Venemaa masinavärgist. Mõni päev hiljem jõudis surve taas Musta mereni. 20. aprillil ründasid Ukraina droonid Tuapse sadamat, mis on strateegiline sadam naftatoodete, söe, väetiste ja teiste kaupade ekspordiks. Rünnakus hukkus üks inimene ja üks sai vigastada, teatasid Vene võimud Reutersi andmetel. Linn oli juba 16. aprillil rünnaku all olnud ning uus pealetung toimus ajal, mil Moskva tegeles veel eelmise tulekahju tagajärgedega. Tuapse ei ole lihtsalt tavaline sadam. Seal asub ka oluline Rosnefti rafineerimistehas, mis müüb suure osa oma toodangust ekspordiks. Reuters teatas, et rafineerimistehas peatas oma tegevuse pärast 16. aprilli rünnakut. Hiljem sai sadamas kahjustada ka nafta transpordi ja ladustamistaristu. Tulekahju oli nii tõsine, et kohalike võimude sõnul osales leekide ohjeldamisel 100 tuletõrjujaid ja 10 sõidukeid.
ja siin on kõige karmim pööre Moskva jaoks. Sõda, mille Putin viis Ukrainasse, pöördub nüüd tagasi Venemaa enda tundlike punktide vastu. Aastaid ründasid Vene raketid ja droonid Ukraina linnu. Nüüd kasutab Ukraina kaugmaadroone, et rünnata sektorit, mis toetab invasiooni. See on kaalutletud vastus, mitte ainult sümboolne. Kiiev tahab näidata, et kui Moskva ründab Ukraina energiasektorit, võib ka Vene nafta sihtmärgiks muutuda. See surve avaldatakse keerulisel ajal. 18. aprillil pikendasid Ameerika Ühendriigid 30 päeva võrra luba, mis on seotud juba merel oleva Vene naftavedudega rahvusvahelise surve tõttu, mille on põhjustanud Lähis-Ida kriis. Associated Press teatas, et see meede tuli vahetult pärast seda, kui rahandusminister Scott Bessent andis mõista, et paus ei pikene. Kiievi jaoks on selline leevendus ohtlik, sest see võib avada rohkem võimalusi Vene raha sissetulekuks. Pealetungil on ka otsene sõjaline mõju. Kütus ei ole mõeldud ainult ekspordiks. See käitab veoautosid, soomukeid, generaatoreid, transpordiüksusi, logistikasüsteeme ja remonditöid rindel. Määrdaim on samuti hädavajalikud sõidukite ja varustuse jaoks. Kui ladusid, rafineerimistehaseid ja terminale tabatakse, võib Venemaa küll leida alternatiive, kuid kõik muutub aeglasemaks, kallimaks ja haavatavamaks. Ukraina okupeeritud aladel on loogika sarnane. Kampaaniaga seotud sõjauudised viitavad rünnakutele kütuse, määrdainete ja remondiüksuste vastu okupeeritud piirkondades. See tekitab kahekihilise surve Venemaal, kus Kiiev siib tootmist, eksporti ja ladustamist. Okupeeritud aladel siib see logistikat, mis toetab vägesid. Oodatav tulemus on vaid üks. Panna Vene sõda toimima vähem kütusega, vähem varuosadega, vähem sujuvalt ja rohkem improviseerides. Venemaa seisab silmitsi struktuurse raskusega. Nende territoorium on tohutu. Rafineerimistehased, sadamad, naftatoru juhtmed, pumpamisjaamad ja laod on laiali erinevates piirkondades. Kõige selle kaitsmiseks vajaks Moskva õhukaitsekatet, mida neil ei paista olevat piisavas koguses. Kui tugevdada üht rafineerimistehast, võib mõni teine sadam jääda kaitseta. Kui kaitsta sõjaväebaase, võivad hoiupaagid jääda kaitseta. Kui viia süsteemid nafta lähedale, nõrgestab see teisi kohti. See on probleem, millele pole lihtsat lahendust. Ka Läänemeri mängib selles olukorras rolli. Terminaalid nagu Primorsk, Ust-Iluga ja Vysotsk on olulised Venemaa nafta ekspordiks. Kui Ukraina tabab neid koridore, ei kahjusta see ainult kohalikku infrastruktuuri. See mõjutab marsruute, mida kasutatakse nafta ja naftatoodete viimiseks rahvusvahelisele turule. See suurendab viivitusi, tõstab ostjate jaoks riski ja sunnib Venemaad saadetisi ümber korraldama. Pika sõja puhul on igal viivitusel oma hind. Asjatundja Boris Aronstein nimetas nafta ekspordi infrastruktuuri vastu suunatud rünnakuid üheks tõsisemaks ohuks Venemaa ekspordile alates sõja algusest, tuginedes Raadio Vaba Euroopa ja Raadio Vabaduse andmetele. See hinnang aitab selgitada, miks need rünnakud nii palju tähelepanu äratavad. See ei ole üksi plahvatus. Tegemist on katsega nõrgestada Venemaa peamist välisraha allikat. See on Venemaa jaoks laastav. See ei ole lihtsalt tulekahju. See on järjestikune sündmus. Samara, Sozren, Novokuboševsk, Vysotsk, Tuapse, okupeeritud Krimm ja teised energiaga seotud marsruudid on sama surve all. Venemaa kustutab ühe leegi ja kohe ilmub uus. Parandab ühe koha ja teine muutub sihtmärgiks. Väidab, et tulistas droonid alla, kuid näeb, kuidas rajatised seisma jäävad. Iga uue löögiga tundub, et Moskva püüab kahjusid tasa teha, kuid ei suuda täielikult tempot kontrollida. Venemaa üritab endiselt vastu pidada, eitada ja ümber korraldada, kuid aprillikuu rünnakud näitasid Putinile ebamugavat reaalsust. Moskva suurim majandusliku jõuallikas on Ukraina droonide ees muutunud avalikuks sihtmärgiks. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.